Vassiljevit senderdus. Ja Piira pääseb löögi. Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Head 3. poolaja kuulajad, oleme tagasi teie kõrvus ja silmade ees. Ehk siis Õhtulehe jalgpalli taskuhääling 3. poolaeg on väikese pausi jälle mööda saatnud, on vahepeal tulnud ette meil aprillikuu ja räägime loomulikult Eesti jalgpalliteemadest. Täna teisel pool lauda minu vastas Tartu Velkost Mart Raamat Taralinnast kohale sõitnud. Tere Mart! Tere, tere! Räägime Mardiga täna nii Tartu Velko tegemistest kui ka erinevatest teemadest, mis nendel nädalatel ja kuudel Eesti jalgpallis aktuaalsed on, ehk et siuke väike sisekaemus siis Eesti jalgpalliellu Eesti suuruselt teise linna tubli klubi vaatest. Suuruselt teise linna, suuruselt teise klubi vaatest. No nii, aga see on just paras koht, kus alustada, kui sa ise ütled ja eks oletegi ju siis Tartu suuruselt teine klubi. Kui kerida ajaratast natuke tagasi, siis kui te oma sõpradega alustasite, siis oli plaan saada tõusta 20 aastaga Eesti tuntuimaks brändiks. Niimoodi te välja selle hõikasite. 3 aastat on minna. Kus olete? 3 aastat. Vist isegi tegelikult on rohkem minna, sellepärast, et me tegime selle visiooni natuke hiljem. Okay. Klubiga alustasime tõesti 2008 ja ma vaatasin kusjuures fun fact, mis arvate, kui esimest hooaega 4. liiga lõunatsoonis mängisime, mitmes klubi Velko oli? Klubi, mitte nagu siis tublid välja arvata. Ta mõtled Eesti hierarhias mitmes, no selleks peaks kõik liigad kokku lugema, no see siis peab tulema mingi pealt 100 ikkagi tublisti. Väga hästi, 113 olime debüüthooajal ja eelmine aasta olime 13, nii et 100 kohta on tõustud, aga see on sportlik mõõde, aga ilmselt te selle brändina mõtlesite ka mingisuguseid muid mõõtmeid kui ainult sportlikke. No brändina ikka mõtlesime seda, et inimesed Taaralinnast kaugemalt, eriti Taaralinnas muidugi, aga sealt kaugemalt teaks ka, et kes Tartu elektrikud on ja mida nad teevad. Kuidas säristavad, täpselt. No tänaseks te olete jõudnud siis, muidugi tänavune esiliiga on veel väga noor ja lapsekingades tabelitipp tihe, sinna te kuulute, hetkeseisuga võib öelda, et olete esiliiga tipp. Kas pilgud on pööratud uude aastasse Premium liigasse? Pilgud on kogu aeg edasi poole pööratud, et kui me siin nüüd ütleme, kuidas öeldagi, kui me siin nüüd paar aastat tagasi me tegime siin 2019 aasta lõpus me tegime siin enda klubile sellise arengu visiooni, sellise 20 aasta plaani ja tegelikult me nägime ette, et esimese siis 5 aasta möödudes me konkureerime Premium liiga kohale. Täna on selge, et me plaani järgi võiks 1 aasta veel esiliigat panna, aga kindlasti kui tabel lubab ja kui sats lubab, siis tahaks kiirendatud sammus ikkagi tippseltskonda jõuda. No praegu see väga noor hooaja algus näitab, et esiliiga iseseisvad klubid, siis inimestele, kes võib-olla ei ole jalgpallis nii igapäevaselt köögipoolel sees, siis hetkel esiliigas on 5 iseseisvat klubi ja 5 Premium liiga tuublite, siis esiliiga klubid on hooaja algust alustanud seal päris võimukalt, 4 ollakse päris ees. Varem see ei ole niimoodi olnud, kas sinu mulje kohaselt on see pigem lihtsalt praegu juhus või hakkabki see aegapidi nii kujunema? No eelmine aasta juba tegelikult oli, et 3 iseseisvat klubi olid seal täitsa tipus, et ainult Flora U21 oli vahele. Mis oli muidugi üllatav, et Levadia tuubel nagu nõrgem oli. Aga kui me vaatame sel aastal esiliiga kõiki siis iseseisvad klubisid, siis kõik on ka välismaalt endale täiendusi leidnud, nii et see näitab, et see soov tippseltskonda jõuda on ilmselt kõigil ja kõik on valmis oma klubis juurde panema, et seda eesmärki saavutada, et ja minu meelest see on nagu väga lahe, et möödas on need ajad, kui tegelikult tuublid loputasid seal iseseisvad klubisid esiliigas nii, et tolmab, et isegi mäletan, kui me esimest korda Velkoga esiliigasse jõudsime, siis Flora U21 Sinjavski
pani meile mingi 3 ja saime 13-1 või mis me saime sealt ära, et lahe, et enam selliseid kaotusi ei tule. No kui ka sel siis jalgpalli, no ma kasutaks määratlust talvel, ehk siis hooaja alguses, kui me oleme pidanud mängima, no mitte kõige parematel väljakutel, siis isegi Premium-liiga kontekstis on taaskord palju jutuainet pälvinud erinevate väljakute, ma kasutan meelega sõna väljakute, mitte staadionide seisukorde ja me räägime praegu Premium-liigast, mitte esiliigast ega veel madalamatest tasemetest. Mis mõtetega sina siis Tartu Velko ühe eestvedajana kuulad neid jutte, kui arutuseks on kas Vama kunstmuru või mis seal salata ka Tartu Sepa kunstmuru seisukorde? No eks need ole mõlemad päris vanad väljakud juba ja minu teada vist mõlemad, Fama vist läheb juba vahetust. Sel suvel peaks plaani kohaselt, jah. Sepa vist tahab ka minna ikkagi nagu välja vahetada, et seda rahastuse küsimus teadaolevalt, aga igal juhul, kuidas öeldagi, seda taristut tulebki uuendada ja seni, kuidas öeldagi, seni tõesti, me mängimegi väljakutel ja minul kui, ma ei tea, klubi eestvedaja, aga pigem ma pean ikkagi ennast nagu jalgpalli ultraks, siis on nagu kurb on see, et meil räägitakse ainult sellest liblest, mis seal püsti on, eks ju, et see, mis tegelikult nagu mängus teeb mängu, kogu see möll seal ümber, et see ei pälvi nagu sellist, pälvib küll tähelepanu, aga tegelikult ei pälvi siis nagu sellist tähelepanu, et neid asju struktuurselt lahendama hakatakse. No kirjelda siis, mida sa pead silmas selle all, mis ei ole siis lible? No ma pean eelkõige, ajalugu on pikk mul olnud ja ma olen käinud siin läbi erinevad staadionid, alates Väimela muruväljakust kuni siis, Lõuna-Eestis kuni siis nagu Sportland Arenani, eks ju, kurb ongi see, et kui me vaatame pealtvaatajatele, siis ega Väimela staadionil ja Sportland Arenal suurt vahet ei ole, et mõlemal on välipeldik ja betoonblokid, kus mängu vaadata, et kuidas öeldagi, et see, et meil täna nagu jalgpall Premium-liigas mängitakse sellistes tingimustes, see on traagiline. No pikalt on arutatud, et kuidas pidi see asi peaks käima, kas nii pidi, et enne publik ja siis taristu või vastupidi. Jalgpalliliit tundub olevat pigem ühel arvamusel, mida sina arvad, kuidas pidi see peaks käima? No meie enda klubi kogemus näitab ikkagi seda, et sul peab ikka kogu aeg peab olema visioon paigas, et kuidas luua oma fännidele, oma pealtvaatajatele, oma klubile tegelikult nagu ägedad tingimused, et jalgpalli mängida. Ja jalgpalli mängida just selles mõttes, et pealtvaatajatel oleks ka mõnus mängu vaadata, eks ju. Meile võttis see küll kõvasti aega, aga ma arvan, tulemus on küll selline, mille üle tasub uhke olla, eks ju. Et minu meelest ikkagi see aeg, kus tõesti mängitakse kõledatel betoonist või plekist tribüünidel, seni kaua, kui me sellised asju teeme, seni kaua ei saa jalgpall kunagi nagu päris seksikaks spordialaks Eestis. Ehk et siin ei ole midagi etteheita inimestele, kes kaaluvad, kas tulla, kas uuesti tulla, kas veel kord uuesti tulla ja siis mingil astmel nad saavad mingisuguse negatiivse kogemuse ja nad ei tule. Absoluutselt. Sõber Janar Talts kirjeldas värvikalt seda, et kuidas ta sattus siis Paide linnameeskonna mängule ja kui seal uuris, et kus siis tualetti saab minna, näidati talle seda ehitussoojakut, et siis ütles, et kuulge sõbrad, et millest me nagu räägime, et millega me tegeleme, et eks see nagu tegelikult nagu selline traagiline ikka tegelikult ole, et meil just selline pealtvaatajale suunatud jalgpallitaristu selline ikka väga õnnetusseisus on. No teie kodu Holm Park, kes ei tea, siis Tartus eksklusiivses Raadi linnaosas, eks ole, otse Eesti Rahvamuuseumi kõrval rajatud kodu, millel on muidugi pikk lugu ja Eesti jalgpalliloos üsna omanäoline saamislugu ja kasvamislugu. Ma küsin hakatuseks nii, kui sa
kirjeldad siin seda, milline siis see klubi kodu koos staadioni ja väljakuga võiks või peaks olema, noh, paratamatult me jõuame nendes küsimustes rahani, tahame või me ei taha. Vaadates tagasi nendesse andmetesse, kui teie staadionit hakati ehitama, siis oli selle eelarve ligi 1 000 000 eurot, millest siis kohalikult omavalitsuselt ja jalgpalliliidult kokku tuli suurusjärk 15-20%, kui ma õigesti räägin. Jah, ta lõpuks on meil niimoodi, et meil läks asi kokku maksma seal 1,1 miljonit ja otsene toetus jalgpalliliidult linnalt mõlemad 150 000 ja siis me saime veel kaasavalt eelarvelt saime ka 100 000, eks ju, aga no kaasav eelarve on ka, no selles mõttes see on ka ikkagi klubi enda ju korraldatud. No, põhimõtteliselt küll jah, aga noh ikkagi linna rahastus, aga noh eks meil langes see nagu nii lolli aega ka, et me siin tegime nalja, et enne maailmasõda hakkasime staadionit ehitama, et noh täpselt niimoodi, et piltlikult öeldes nädal aega pärast siis selle koroona piirangute kehtestamist pidime hakkama kaasava rahastuse kampaaniaga pihta, aga noh siis läks kogu asi pooleks aastaks pausile ja siis läks edasi kogu see jantal pihta, nagu me teame, eks ju. No miks ma tõin rahamängu tegelikult on see, et kui me rääkisime eelnevalt Eesti jalgpallitaristu üldisest seisukorrast, siis kas sinu hinnangul kohaliku omavalitsuse või ja siis ka jalgpalliliidu liigselt oodatakse, et keegi kuskilt kõrvalt teeks mingisuguse sammu ja enne ise ei tehta, teie näide on pigem natuke erinev sellest? No meie näide on pigem jah see, et meil oli nagu selline kõva drive, et me tahame endale seda staadionit ehitada ja noh, siis hakkasime kombineerima erinevaid rahastusvõimalusi ja mudeleid, eks ju, et noh, ja noh, tegelikult ega sa niimoodi peadki, keegi peab nagu sul tõsiselt seda eest vedama, noh seda ei saa teha ei jalgpalliliit ega ka tegelikult kohalik omavalitsus, seda peakski nagu klubid ajama, aga noh loomulikult see organisatsioonide ja institutsioonide tugi on nagu tähtis, aga noh loomulikult see ei saa jääda ainult nagu selle õlule, et noh, et linn tee meile staadion või jalgpalliliit maksab meil see staadion kinni, et noh, nii see ei saa olla, aga see peab selline hea sümbioos olema kõigest. No aeg-ajalt on sealt kaugelt Tartust siia Tallinnasse kuulda, et Tartu linnavõim ei ole sugugi alati jalgpallisõbralik. Ma praegu provotseerin meelega, et milline teie kokkupuude või kogemus selles vallas on? Meil on linnavalitsusega väga hea koostöö, meile selles mõttes, et noh, et eks see ehitusprotsess on alati, tegelikult see on nagu laiem asi üldse, alati kirutakse ametnik, et noh, et ei saa, et ikka kogu aeg blokeeritakse, ei ole võimalik midagi teha, eks ju, aga meil selline keeruline projekt, mehed metsast või teisest liigast tulid tahtsid staadionit ehitada, eks ju, ja tegelikult see koostöö nii linnaga, nii poliitilisel kui ka ametkonna tasandil on nagu väga hea olnud ja noh, ma tegelikult ei saaks küll öelda, et kuidagi maru halvasti oleks koostöös linnavõimuga, et noh, et arusaadavalt on seal eelarvelised piirangud, mis tõttu ei saa võib-olla kõiki asju nii palju ja nii ägedalt teha nagu võiks, eks ju, aga ma arvaks küll, et Tartu on nagu päris hästi suutnud oma nagu sellise spordi nagu kuidagi pildis hoida kodulinnas. Ehk et sina kui ikkagi ütleme ka korvpallitaustaga või pigem korvpallitaustaga mees praegu jalgpalli asju ajades ei tunneta, et see korvpall nii-öelda võtab Tartus kogu tähelepanu ja ka finantsi? Ei, linna osas ma küll ei tunne, et minu meelest nagu tulebki ise, noh, ega seda on korvpallis näha ka Tartus, et kunagi võib-olla siin nii oli, tänapäeval ma nagu ei julgeks seda nii öelda, noh, üldiselt oleks vaja seda, et Tartu sport nagu midagi suurt ja ägedat saavutaks, eks ju, ja noh, ma arvan, et noh, kõik teised alad on seda teinud, võrkpall, hoki, koss, noh, nüüd on lihtsalt aeg, et ka jalgpall võtaks jalad kõhu alt välja. Kas potentsiaalne rivaliteet igas mõttes, nii sportlik kui ka võib-olla mingit pidi muudes tähendustes Tammeka Velko on midagi sellist, mis on teie jaoks
Tartu-suguses linnas mingisugune sihuke eraldi ahvatlus või te ei mõtle selle peale oma igapäevastes tegevustes? No mina väga mõtlen, ma olen, no nagu ma ütlesin, siis ma võib-olla isegi rohkem kui ma olen nagu klubi juht, ma olen ikkagi nagu klubi fänn ja nagu ultra. Ja see perspektiiv, et me saame ühe sellise nagu päris derbi endale, noh, see on ikka väga seksikas ja atraktiivne ja ma arvan, et seda on ka vaja, et jalgpall Tartus saaks palju rohkem tähelepanu, sellepärast, et noh, et kaua nüüd Tammeka seal Premis mänginud on mingisugune. Terve igavik. Terve igaviku, täpselt, ja noh, mis see intriig seal täna on, mis seal õhus on olnud aastaid, noh, oskad, ma ei tea, ei ole. No isegi kui tõmmata seda laiemaks, isegi Lõuna-Eesti kontekstis, noh, toome näiteks paralleeli praegu ju võrkpallis. Võru-Tartu on ju ikkagi, ei ole küll Tartu, aga ta on Lõuna-Eesti derbi ja selgelt on tribüünidel näha, et seal on intriig, ehk et no täpselt. Tammekal ei ole praegu isegi Tartu lähistelt. No ja see on nagu mure, eks ju, see on nagu probleem, et sul ei olegi võimalik nagu seda tähelepanu tõmmata, eks ju, sest noh, kõikide nagu reaalsete parameetrite alusel, kui sa just mingit ulmehooaega ei tee, ega sa sinna ülesse nagu ei, noh, ülemistele medalitele sa ei mängi, eks ju, ja noh, siis mis see eesmärk on mängida 5.-6. koha peale, kas see on siis see asi, mis nagu tõmbab tähelepanu kohalikus kogukonnas, et vot, et nüüd mängime Pärnu vastu ja teeme, eks ju, et no kas saame Kalevi vastu, saame 6. koha, mitte 7. koha, et ma arvan, et see linnasisene nagu selline derbi, see aitaks jalka Tartus pilti ägedalt, et mina nagu väga ootan, juba aastaid tagasi olen seda väga oodanud, kui me esimest korda esiliigasse selliste noorte kukkedena jõudsime, siis kogenumate Tammeka juhatuse liikmetega õhtul Tartu peal kokku sattudes, siis ikka ütlen, et kuulge mehed, et see oleks kõva, kui Velko ja Tammeka derbi oleks, siis nad ei saanud sellest aru, aga ma arvan, et nad nüüd ootavad ka seda vastasseisu. Ma tahtsingi just küsida, enne kui sa oma viimase lause ütlesid, nad ootavad, et kuidas sa tunnetad, et kas Tammeka pigem kardab teid või ootab teid? Ma arvan, et ta ei karda meid küll, aga ma tahaks loota, et nad ootavad, sellepärast, et ma tahaks loota, et see annab neilegi sellise ägeda arenguperspektiivi. Aga noh, ütleme sportlikult ma ei usu, et nad kardavad, et me oleme ikkagi esiliiga klubi seal ja amatöör 100% amatöörmängijatega, et ma arvan, et see võiks olla pigem selline ootusärevus. Kas oskad sa öelda, on Velkol mingisuguses pikemas perspektiivis, no näiteks kui te peaksite Premium-liigasse jõudma lähiaastatel, siis noh, hetkel on teil üks legionär Beninist 2003 sündinud ründav mängija, kas te jääte pigem selliseks, noh, väga selgelt Eesti mängijate klubiks või võib see muutuda? No ma arvan, et me oleme praegu Eesti mängijate klubi siis nagu natuke nagu olude sunnil, mitte nagu selles mõttes halvas mõttes, et noh, meil on väga ägedaid näiteid mängijatest, kes on siis Eestist meiega nagu liitunud, et meil, ma ütleks, meil on praegu äge komplekt nagu oma Santose kasvandikest ja siis liitunud Eesti mängijatest ja noh, siis tõesti, ütleme sisuliselt esimene nagu päris välismängija, üks mees siin mõned aastad tagasi mängis, aga ainult mõned mängud, eks ju, et ta ei sobinud meie tolleaegsesse võistkonda. Aga noh, ei tahaks nagu ühte või teistpidi nagu öelda, et noh, me ei ole kindlasti meil ei ole nagu mingit poliitikat, et me mängime ainult Eesti mängijatega või meil ei ole ka teistpidi poliitikat, et me nüüd saame siis mingisuguseks kasvatajaklubiks nagu Aafrika noormängijatele, eks ju, et pigem me vaatame, et missugused võimalused meil üldse on, eks ju, kui me sinna võimalikult lähi tulevikus jõuame. Kas te pigem tahaksite investeerida oma kodusse, Holmparki või meeskonda või olete te kuidagi need enda jaoks paika pannud? No meil on nagu Holmparki, ütleme, suured investeeringud on tehtud, nüüd on natukene seal vaja nokitsemist, aga noh, see võiks olla selline investeering, millega me ei peaks nagu siis nii-öelda võtma teistest kohtadest kuskil nagu ära, et meil on seal mõtted on ausad, et kuidas asi veel ägedamaks teha, et noh, selle tahame kindlasti ära teha, sest ma arvan, et see on nagu natukene selline raha teeb raha situatsioon, et kui me saame
koduväljaku ja kodu selle emotsiooni veelgi ägedamaks, siis tuleb rohkem rahvast ja meil on võimalik rohkem teenida nagu mängupäeva tulu. Aga võistkonna osas, me oleme suhteliselt, ütleme niimoodi, et ma nagu näeks, et me peaks esmalt siis vaatama natukene võib-olla ka, kuigi meil on tugev organisatsioon, et meil ei ole nagu sugugi väike see kontori pool, siis kindlasti me peame sellist sportliku poole peale panustama just nagu ka staffi, nii-öelda siis kontori staffi, et meil oleks vajalik võimekus olemas välismängijaid ka skautida, eks ju. No kui me taristust täna palju räägime, siis kas sinu hinnangul sa andsid oma arvamuse juba Sportland Arena kohta eelnevalt, kas Sportland Arena kõrval asuv A. Le Coq Arena sellisel kujul, nagu ta praegu on sinu arvates Eesti jalgpalli õige, sobilik, paras rahvusstaadion? Ma arvan, et rahvusstaadioniks ta võib olla paras. Ma ei julge öelda, et ta oleks nagu õige või sobilik, sest see on ikkagi 2000-ndatel ehitatud, et sa ju ikkagi näed seda tegelikult, seda nii arhitektuurilist kui ka sellist disainilist vananemist päris nagu tugevalt, eks ju. Ja ta on, ütleme, meie meistriliiga jaoks selgelt ka üledimensioneeritud, eks ju, et kui seal ikka mängitakse 300 pealtvaatajaga mänge enamuses, eks ju, siis see näeb lihtsalt kurb välja natukene, et selles mõttes ta on rahvusstaadionina ja samas koondis müüb päris hästi ju, et koondise mängud on enamasti meil lähevad nagu täismaja lähedale, et seda on nagu lahe vaadata. Aga kogu see keskkond seal on nagu natukene selline, ütleme, mitte skandinaavialik jalgpallikeskkond siis. Sa pead silmas staadionil või selles kogu Lilleküla jalgpallikompleksis? No kogu see jalgpallikompleks on natukene selline, sa saad aru, et ta ei ole nagu ehitatud tegelikult lõpuks nagu välja mõeldult ja nagu sinna ei ole pandud sisse seda sellist mida sa näed, ütleme, kallimatel ja sellistel seksikamatel staadionitel, aga ütleme niimoodi, et seal annab kindlasti nagu seal tasuks lihtsalt vaadata, kuidas teistes riikides on too mingid näited, mingid mõtteid, kas või mõtteid? No mina ise ütlen, et täna sa näed hästi palju, Soomes Tamperes avati eelmine aasta Tammela staadion, mis siis sisuliselt on 8500 pealtvaatajat ja kuidas see asi ära finantseeriti, oli nii, et lisaks siis staadionil olid seal ka korterid ühel ja teisel pool pikitribüüne, eks ju. Niimoodi nagu neid selliseid taristuid tegelikult rahastatakse üle kogu Euroopa, et hästi palju on neid näiteid, eks. Ja meil siis on selline nagu selline raudtee vahekäik garaažide kõrval, eks ju, et natukene selline lipi peal olukord on see. Kuigi kuuldavasti ju on olnud ka selle plaanis sinna kõrval ehitada kas hotell või mingi büroo hoone moodi asi, mida lihtsalt sinna ilmselt arusaadavatel põhjustel ja jõuame jälle rahani ei ole kerkinud. No see raha võib-olla ei ole piisavalt head plaani olnud, et näiteks mida sa sinna saaks nagu teha, et meil on seal täna 2 kunstmuruväljakut, Nike Arena, Sportland Arena, eks ju, miks meil seal 2 on, miks seal võiks olla 1 ja korralik, täpselt, et täna on nagu 2, millest tõesti tegelikult nagu selles mõttes käisin just siin eelmine nädalavahetus käisin seal vaatamas suurepärast jalgpalli Sportland Arenal ja teisel pool samal ajal kõrval oli Nike Arenal oli mäng niimoodi, et seal Sportland Arenalt tilkus nagu vesi tilkus sealt ääre pealt tilkus alla Nike Arenale nagu sula või vihmavesi, mis seal sadas, et see oli nagu näha oli, et need tegelikult ei sobi kokku, et niimoodi, see ei ole nagu okei keskkond, eks ju, et aga mingil hetkel on need otsused nii tehtud ja kuidas öelda, seda ongi võetud niimoodi, et ju nii peab olema, aga tegelikult miks peab nii olema, miks üldse selline asi nagu niimoodi sinna on planeeritud, et miks on vaja ehitada nagu Eesti Jalgpalliliidul siis treeningkeskus kõikidele amatöörvõistkondadele Tallinnas, eks ju, mille pärast, et see on selline ka minu jaoks nagu alati nagu natuke kurb küsimus, eks ju, et sul on klubil, sa võid olla amatöör,
amatöörvõistkond, eks ju, sul peab ikka oma kodu olema, kui kogu Tallinna jalgpall mängib sul 3 staadionil, noh, kuidas siis tekivad traditsioonid, eks ju, kuidas tekivad rivaliteedid, et kogukonnad juurde, et noh, see ongi selline natukene nagu kurb asi ja noh, sellise tsentraalse investeerimise pealt ja tsentraalse, kuidas öeldagi, see subsideeritud rahastamise pealt me lõpuks nagu jõuamegi sinna, et meil on selline taristu välja arendatud, mis nagu on olemas, aga mis ei ole nagu tegelikult nagu selline mitte kellegile mõnus, mugav või atraktiivne keskkond. Ja kui siis ühel hetkel paratamatult otsast hakkab tilkuma, siis on probleem. No siis on probleem, siis pannakse uuesti kate peale ja uus kate peale ja läheb sama lauluga edasi, eks ju, aga noh, see on nagu laiemalt nagu jalgpall kultuuriliselt on see nagu probleem, et noh, et ma ütlen, kui me alustasime sellest, et me olime 113 klubi, eks ju, noh, palju neid klubisid täna on, eks ju, palju neid klubisid tegelikult täna Eestis on, amatöörvõistkondi, et noh, et kes on jätkusuutlikud, kes tegelikult nagu noh, kas tahavad klubi arendada või no, nagu neil on vähemalt motivatsiooni seda teha, et see on nagu minu meelest ka nagu selline päris kurb tendents, et järjest ja järjest vähemaks neid amatöörsatsi jääb, kes mängivad Eesti liigasüsteemis. Kas selles valguses see, et meil on siis väidetavalt professionaalne premium-liiga, mis mõttega sa seda lauset kuulad? Kas meil on professionaalne või meil on paberil professionaalne? No meil on ilmselt professionaalne, sest kõik saavad seal mingit raha, eks ju. Kas raha saamine teeb professionaalseks? ma põhimõtteliselt arvan, teeb nagu selles mõttes, et sa oled jalgpallur, kes võib-olla siis peab natuke ainult Bolti kõrvalt sõitma, eks ju. No võib-olla, no väike nali, aga noh, see keskkond, kus me seda professionaalset liigat pakume, see ei ole ju professionaalne. Et noh, minu meelest nagu kõige kurvem vaatepilt on see, kui sa vaatad nagu Kuressaare sügiseid ja kevadisi mänge, eks ju, ja vaatad sealt seda autobaasi sealt tagant, eks ju, noh, maha jäetud maju ja autobaasi, et noh, et kas see on siis nagu toode, mida me nüüd ütleme, et see on professionaalne toode, et mida me pakume oma spordiringkondadele, eks ju, et see on see atraktiivne asi, mis nagu toob inimesi jalgpalli juurde või noh, see ajab, see lihtsalt ei ole nii, et sa ei saa aru, kas sa vaatad pilti Eestist või Ida-Ukrainast, eks ju. Kui sa oleksid inimene, kes jalgpalliliidus, no premium-liiga juht, kes peaks siis sellega tegelema, seda kuidagi lahendama, sest nii ju Narvas kui seal Kuressaares vastused tulevad lihtsad, et me ei saa midagi teha, meil ei ole raha, meid omavalitsus ei toeta ja nii edasi, et mis me siis nüüd teeme, võtame neilt ära need koduväljaku mängud või? UEFA-s on UEFA hat-tricki programm ja perioodil siis 2016 kuni 2024 kokku 8 miljonit eurot anti alaliitudele, et arendada välja jalgpallitaristut. Ja Soomes on sellest ehitatud juba nimetatud Tammela staadion, Seinäjoki staadion, noh, kaasfinantseeritud nende ehitamist, vist 12 erinevat staadionit üle kogu Soome. Mis me ei teinud oleme selle rahaga? Kuhu meil see raha läinud on? Tead sa seda? Ei, ma ei tea. Klubid ju käivad ka jalgpalliliiduga dialoogkohtumistel, ma ei tea, kas sa osaled nendel Velko põhimõtteliselt on ju võimalik neid küsimusi huvi korral nendel kohtumistel ilmselt küsida. Ei, no ongi, aga noh, kui see teadmine, et sellised rahad liiguvad, tulevad nagu klubidele juhuslikult, eks ju, no siis nagu ega paljud ei uuri niimoodi, et see ei ole klubijuhtide igapäevane töö surfata UEFA andmebaasides ja dokumentides, et näha, et kui palju sealt nagu mille jaoks raha nagu kulutatakse või raha antakse, siis ütleme. Ja sa nagu eeldad, et meil on nagu, meie alaliidul on nagu hea nägemus, kuidas seda nagu kasutatakse, aga noh, tõesti nagu, kui infrale on antud 8 miljonit, infrale on 8 aasta perioodi jooksul 8 miljonit eurot ja nüüd miljon aastas. Ja täpselt, ja uuel perioodil veel 5 miljonit peale, ehk siis 2025 kuni 2024 kuni 2028, see jooksevad nad kokku millegi pärast need perioodid. Noh, mis me teeme selle rahaga? Miks meie ehitame halle? No, aga me ei ehita ju halle, need on ju need on ju kohalik omavalitsus või need on need riigi finantseeritud, mida me teeme sellega? Noh, see on nagu küsimus, et noh, ja minu meelest see on ka täpselt see, et vaata, et kui nagu jalgpallid selle investeerib, no näiteks see esimene meie suurepärane hall, mis seal Lilleküla kompleksis on, eks, noh, siis
siis see raha tulebki ainult nagu jalgpalliliidult, aga kui sul on, kui sa kaasad klubi, kaasad sinna linna või noh, kohaliku omavalitsuse, siis see sisuliselt saad selle raha võimendada mitmekordseks, noh. Meie staadion on nagu hea näide, et sisuliselt jalgpalliliit andis 150 000 eurot ja meie tegime sellest 1,1 miljonit, eks ju, noh, sisuliselt 10-kordistasime selle investeeringu jalgpalli. Et noh, aga noh, ikkagi see jalgpalliliidu tugi oli nagu väga, väga tähtis, ilma selleta me ei olekski seda saanud ehitama hakata. Aga noh, ikkagi ma küsin, et kus need 30 teist sellist meiesugust staadionit on, eks ju? Tartu Velko on Eesti Jalgpalliliidu presidendi valimistel Ragnar Klavani taga, seda on klubi esindajad avalikult välja öelnud. Esmalt, kui me sellesse teemast sisse läheme, siis miks? No natukene see tulenebki sellest, et me usume ja nagu näeme, et selline diskussioon jalgpallis, mis praegu on juba juhtunud, on nagu väga vajalik, sest muidu me kõnnimegi sellel ühel rajal, eks ju, ja keegi ei tea nagu, keegi isegi ei aruta, et kas see rada on õige või kuidas seda nagu muuta, mis peaks prioriteedid olema, eks ju. Et noh, et piltlikult öeldes, kui nagu diskussiooni lahti oleks läinud, ega mina ei oleks ka hakanud vaatama neid UEFA dokumente, ei oleks näinud, et infrasse tegelikult on lubatud päris palju raha, et tegelikult nagu jalgpallid peavad vastama küsimusele, et kuidas seda nagu raha mõistlikult kasutatakse, eks ju. Et noh, me nagu usume sellesse, et diskussioon on vajalik ja seetõttu noh, meie nägemuses ka noh, mingisugused sammud me ei saa nagu öelda, et Eesti jalgpall on täna nagu väga heas seisus või noh, sellises seisus, mis ta pärast 35 praktiliselt iseseisvust aastast võiks olla, eks ju, et noh, kogu aeg räägitakse, et me alles äsja saime iseseisvaks, kurat, kolmandik sajandit on möödas juba, eks ju, et noh, nüüd võiks juba nagu kuhugi jõudnud olla. Et noh, seetõttu me nagu näeme, et võib-olla sellist nagu uut visiooni, uut nagu sellist powerit, energiat jalgpalliliidu juhtimises on nagu vaja täna. Kas teile piisab ainult diskussioonist või on vajalik ka muutus? No muutus on igal juhul, muutus on loomulikult vajalik, et noh, mida me räägime, kui midagi ei muutu, eks ju, aga noh, muutus peabki nagu igal juhul, noh, sellepärast me toetamegi Ragnar Klavanit, et me näeme, et muutus on vajalik, et noh, et see ei ole kuidagi loogiline, et me mängime, ma mõtlen, see on nii markantne näide lihtsalt, et me mängime siis premium liigas, on kolmandik kogu hooaja mängudest on ainult pealtvaatajatel vee äravooluga tualetid, eks ju. Kolmandik mängudest mängitakse staadionil, kus pealtvaatajad saavad normaalselt veega tualetis käia. Noh, kui me sinna jõudnud oleme, noh, siis loomulikult on muutust vaja. Ja siis sina või teie klubi ei usu sellesse, et muutuda saab see ökosüsteem, mis on see 30, no mitte küll päris täielikult, ütleme, aga valdava osa sellest ajast Eesti jalgpalli vedanud? No raske on seda nagu näha, sest nagu noh, kui ma hakkasin nagu mõtlema, et mis siis nagu 10 aastaga saanud on, eks ju, mis 10 aastaga Eesti jalgpall on paremaks läinud. Ma ei suutnud nagu seda nagu ise enda jaoks nagu kuidagi mõtestada, et mis see nagu hea asi seal on olnud. Et noh, seetõttu nagu muutust on vaja nii mõtteviisis kui ka tegelikult teguviisis, eks ju, et noh, rohkem kaasata tegelikult klubisid, rohkem kaasata, anda nagu otsustusõigus ja anda nagu otsustusõigus ja samas ka vastutus klubidele endale. Et noh, meil täna on tegelikult need igasugused dialoogkohtumised, kõik on tore kaasamine, aga see ei ole, see on nagu ülevalt alla info jagamine, mitte nagu tegelik sisuline kaasamine. Ehk et seal kindlasti ka erinevad klubid erinevatel teemadel jagavad oma mõtteid, aga sa tunnetad, et see ongi lihtsalt noh, otse öeldes linnuke kirja, aga et see ei jõua reaalselt igapäevaselt otsustesse. Ma ei näe, et me noh, sest ma ei suuda tuvastada, et need otsused oleks kuidagi nagu Eesti jalgpalli viimasel ajal paremaks teinud ja seda on nagu väga kurb öelda. Et noh, ma ei väida, et ma olen nagu kõikides nendes, ütleme, sportlikus pooles olen nagu väga kodus, sest noh, ma olen korvpallur, mis ma jalgpallist üldse tean, eks ju.
aga noh, kui sul ikkagi noh, nii noortekoondise võidud on sisuliselt juhuslikud, eks ju, punkti peale mängud on, seal on võidud juhuslikud, et noh, et siis ka sportlik pool nagu lonkab kahte jalga. Ja nagu täna ei ole nagu mina kuulnud seda vastust, et mida me siis nüüd teistmoodi tegema hakkame, et see asi muutuks. Pead silma sportlikku või ka kõike, noh, kõike, ei tea nagu, ei saa aru, kas see probleem on üldse probleeme defineeritud, mis nagu Eesti jalgpallis täna viga on, või kas on üldse midagi viga, kui kõik on suurepärane, eks ju. Et noh, et või meil on parim filosoofia või top 10 filosoofia jalgpallis ja Euroopas ja top 5 rahvusstaadion, eks ju, noh, mis on ka nagu väidetavalt keegi on öelnud ja kõik lätlased ja kõik on kadedad meie peal, noh, mina ei ole näinud neid asju, mina lihtsalt vaatan seda, et mihuke potentsiaal sellel alal jääb täna kasutamata. Te toetate Ragnar Klavanit, diskussioon, nagu sa ka ise mainisid, on juba nendel viimastel nädalatel, kuudel ju Eesti jalgpallis mingil tasandil vähemalt tekkinud. Samas, kas sa nõustud minuga või mitte, et selliseid reaalseid ja konkreetseid ettepanekuid, lahendusi Klavani tiimist veel ei ole? Ja neid võiks muidugi rohkem olla, et loomulikult noh, on see ühte või teistpidi jäänud nagu selliseks natukene selliseks filosoofiliseks kogu see arutelu Eesti jalgpalli toimeloogikate osas, aga noh, tahaks nagu uskuda ja loota ja seda, et noh, et kindlasti need reaalsed nagu sammud tulevad, sellepärast et noh, et ei üks ega teine pool tõesti ei ole täna avaldanud neid reaalseid samme, eks ju, et noh, mis need tegevused meil siin on, et pigem on sellised noh, kas siis vastandumised või mingid üldsõnalised poolloosunglikud ütlemised, mis vallas midagi tahetakse teha, aga kuidas ja mille eest? No täpselt, et ta on jäänud jah selliseks nagu filosoofiliseks, eks ju, aga noh, ma ütlen, need konkreetsed sammud tuleb nagu defineerida, ega nagu klubid ootavad ka seda ju täpselt samamoodi, eks ju, noh, kui sa loed väga hea kajastus teilt, eks ju, et kui võtsite kõikide klubidega ühendust, et mida nad tegelikult nagu ootavad, siis noh, need sellised konkreetseid ideid oli ju kõige rohkem vaja, eks ju. Jah, et kuigi jah, kui võtta see valijaskond laias laastus selline 100-pealine, igal peal vähem või rohkem mingisugune oma agenda, oma soov või soovike, et ilmselt, et kõike seda rahuldada ei olegi võimalik, aga tuleks teha mingi valik. No meil on ikkagi üks on 33-pealine lohe on ka seal nagu valijaskonna hulgas. et ei ole päris 100 peakest, kes ise mõtlevad. Aga noh, põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et noh, põhimõtteliselt jah, loomulikult sa peadki ja ma usun, et ilmselt nii tänane president kui ka presidendi kandidaat siis on klubidega tegelikult neid diskussioone pidanud ja saanud aru, mis see probleem klubide jaoks on, et noh, tahaks loota, et noh, tegelikult see ongi normaalne, et sul ei teki kohe sellist kindlat visiooni, et mina nüüd teen niimoodi, vaid sa lähed, räägid enne klubidega, sa saad aru, mis need probleemid on, mida sa pead adresseerima enda nii-öelda konkreetses programmis ja siis tuled sellega välja. Et noh, minu meelest see on jälle selline, kuidas öeldagi, see on jälle natukene selline diktatuuris elanud selline totalitaarsuse mõtteviis, eks ju, et noh, et tule nüüd uus isake ja räägi meile, mida sa tegema hakkad, eks ju, ei, sa pead ise rääkima, et noh, klubid peavad ise ütlema, et noh, mis need probleemid on, kuidas meie, mis lahendust me tahaks näha, eks ju, noh, selline kaasamõtlemine, proaktiivne kaasamõtlemine peaks nagu jalgpallis rohkem leidma toimimist, eks ju. No mõne aja eest oli ka üsna teravalt päevakorral siis Premium-liiga ja esiliigade klubide omavaheline siis läbisaamine, see sai sellise päris ja vereproovi, ma ütleksin. Noh, lõpuks see küsimus küll lahendati vähe teisel moel ära, aga mis... Ei lahendati 9 aastaks ainult. Noh, see ei ole ju lahendus. Et noh, see on jälle nagu hea näide sellest, et kuidas nagu
kuidas nagu tegelikult ei lahendata probleemi ära, probleem on väga selge, Eesti jalgpallis on probleem selge, et premium-liiga, esiliiga klubide vahel on liiga suur veelahe, tasemelahe, täpselt, eks ju, täna, kuigi sel aastal on Harju väga tubli olnud ja eks näis, kuidas neil hooaja lõpuni läheb, aga valdavalt viimased 10 aastat ükski esiliiga klubi pole saanud üleminekumängudel Premi ja valdavalt on kohe, kui üles mindud, on kohe alla tagasi kukutud, eks ju, see näitab väga selgelt. Leegia on vist ainukene teistpidine näide. Kas Leegion, kas seal ei keegi lõpetanud ära tollel aastal või? Nojah, ütleme, need tõusmised ja langemised on olnud varasematel aastatel üldse nagu on olnud, aga on vist ainukene klubi, kes on siis sportlikult tõusnud ja jäänud, eks, mingiks ajaks. Aga ma ei ole 100% kindel, et seal keegi ära ei lõpetanud, võib-olla, aga ma pean seda vastu. Aga jah, et kui sa jätkad oma seda mõttekäiku. Mõttekäik on jah see, et see on selge probleem ja loomulikult on see ja loomulikult ongi tasemevahe, eks ju, kui UEFA solidaarsusraha jõuab premium-liigasse päris suures mahus, eks ju, ja klubid saavad sellest finantseerida omal professionaalseid mängijad, esiliigal seda võimalust ei ole. Ja tegelikult see taseme vahel ühtlustamine ja tegelikult siis jalgpalliliidu poolne toetamine esiliiga klubidel on olnud nagu väga õige probleemi lahendamise situatsioon. Ja nüüd siis jõuti nagu sinna, kus siis see UEFA raha, mis tegelikult, eks ju, tuleb, mis on mõeldud premium-liiga klubidele, et selle nüüd siis jõudmine või jalgpalliliidu või jalgpalli esiliiga klubide toetamine pandi sisuliselt nagu 3 klubi nagu veto õiguse alla. Ja jätkati seda nagu samamoodi, et iga aasta on, kes iganes on 3 klubi, kes ütlevad, ei, me ei anna alla, siis nagu ei saagi esiliiga klubid seda toetust. Et see ei ole nagu jätkusuutlik lahendus. Ja põhimõtteliselt on see ju võimalik siis tulevikule mõeldes, et igal sügisel siis, antud juhul ta oli hiljem lihtsalt siis puhtalt siis, eks ole, selle tõttu, kuna UEFA see meede algas hiljem, aga põhimõtteliselt siis, kui ma õigesti olen aru saanud, on võimalik see, et igal sügisel siis ei premium-liiga klubid ega esiliigade klubid ei tea, millise siis solidaarsustoetusega nad arvestada reaalselt saavad või siis väljaminekuga. Täpselt, täielik nagu nonsense on see. See olukord ei ole nagu okei, eks ju, miks ta peaks nagu nii olema. Samal ajal, ja meie ettepanek väga lihtne ja väga loogiline oligi, et jalgpalliliit, te näete, et on probleem, lahendage selle ise oma vahenditega ära ja tegelikult see on täiesti võimalus on ju olemas. Premi produtseerimine maksab 2 miljonit rohkem kui esiliigade produtseerimine, et las klubid maksavad selle nii-öelda meie ühise siis finantseeringu, sest jalgpalliliidu finantseering on ka on ühine finantseering premium-liiga, las nad maksavad selle kinni siis mingis osas, eks ju, sellest nagu nimetame selle osalemistasuks. Või tõstame osalemistasu. Ja selle eest oleks saanud siis nagu subsideerida esiliiga klubisid, et seda probleemi, mis nagu jalgpallipüramiidis on, seda nagu adresseerida. Aga jah, see oleks olnud lahendus, mis ei oleks pidanud iga aasta nagu uuesti läbi rääkima. Aga tegime ettepaneku, kahjuks jalgpalliliidu juhatus leidis, et see ei ole siis sobilik lahendus ja nüüd on meil siis iga aasta saab tore läbirääkimiste voor olema, et kõvasti raisatakse aega ja närvirakke selle peale. Üks asi siis see, aga teine just vast eelkõige suurem probleem isegi siis, et eelarvet ei hakata ju koostama septembriga, oktoobrikuus järgmiseks hooajaks, sõltumates sellest, kas sa oled premium-liigas või esiliigas. No absoluutselt ja see on juhtimisprobleem, juhtimisotsus, mis võiks olla hoopis teistmoodi ja oleks kõigil palju selgem see nii-öelda perspektiiv, kuidas oma klubi arendada ja mitte ainult esiliiga klubidel, esiliiga B-klubidel, vaid miks mitte ka ambitsioonikamatel, palju neid veel meil alles on, madalamate liiga klubidel, eks ju, et kes tahavadki klubi arendada nagu Premi välja, neil peab ka olema nägemus, kuidas need finantsmudelid seal töötavad. Ühtlasi, kas ta saatis ka üsna selge signaali, mida Eesti tippklubid arvavad siis solidaarsusest, liigatasemete kasvust ja muust sellisest? Minul ei saatnud. Minu meelest see ei peagi olema nii, et esiliiga klubid on siis mingisuguse Premi klubide siis nii-öelda
kuidas öeldagi, et sõltume Premier League klubide hea soovlikkusest, see ei olegi normaalne süsteem. Minu meelest on mõistlik lahendus, kus sekkutakse toimimisse nii, et kõik saavad konkurentsisituatsioonis oma klubi mõistlikult arendada, et meil on seda jalgpallilist kallistamist nagunii liiga palju. No üks teema, millest on ka päris palju ja aastate pikku juba räägitud, on kõik võimalik, mis puudutab sõna noortetreener. Noortetreenerite tasemed, ülekoormused, alamakstus ja nii edasi ja nii edasi ja nii tagasi. Mul on nüüd mulje, et pigem räägitakse. Keegi Vändrast ja üldse halvustamata, pigem vastupidi. Räägib, et tal on selline probleem, keegi Tallinna tippklubist räägib, et on selline probleem, aga me ainult räägime, et ma ei ole veel vähemalt kuulnud, et keegi pakuks välja ka reaalseid lahendusi. Vaat ja siin ma tulen natuke laiemaks selle teemaga, selle saab nagu väga selgelt jalgpallist nagu eemale arendada. Et mul on palju häid sõpru, kes on tõesti pühendunud treenerid, nii jalgpallis, korvpallis, ja nad saavad tõesti nagu närust raha. Nad saavad sellepärast närust raha, et lihtsalt see süsteem, lapse vanemad ei suuda seda kinni maksta. Ja nüüd on riik on natukene sekkunud, andnud natukene siis riikliku treeneri toetust, eks ju, aga noh, see on jõudnud sinna, kus treener saab ikka 200 eurot vähem kui kultuuritöötaja, kui muuseumi antikvariaat, muuseumi mingi arhivaar, eks ju. Ja juhendab endiselt 3-4 heal juhul gruppi. Täpselt, ja on ikka iga nädalavahetus mängudel, pereelu on täpselt. Ja noh, see on süsteemi viga. Ja jalgpallisüsteemi või spordisüsteemi viga on see, et kuidas me kasvatame terveid sportlikke lapsi, kui meil treenerid, kes peaksid nagu sära silmis nagu tõesti motiveeritult nagu last arendama, noh, neil ei ole seda, sest nad peavad, tõesti piltlikult öeldes treener peab pärast Vändras turniiril käimist peab õhtul öösel Bolti sõitma minema, eks ju, noh, see ei ole normaalne asi. Koos siis selle Premium Liiga mängijaga, keda küll Vändras ei ole, aga seal kuskil lähedal on. Ja täpselt niimoodi, et sõidavad tag tiimi, aga see on nagu probleem ja see on nagu spordisüsteemi probleem ja tegelikult siin noh, tõesti kõik spordiklubid, ükskõik eranditult nagu peavad endale nagu pähe raputama tuhka, et selline nagu kapital, selline poliitiline kapital, mis on, meil on 8000 treenerit, mis on sama palju kui politseinike ja piirivalve töötajaid, eks ju, need on tohutu nagu kõva valimis, ütleme siis hääle poliitiline kapital ja rääkimata siis kõik need 200 000 lapsevanemad, kes näevad, kui motiveeritud treener on ja tahaks, et nende elu treenerite elu läheks kergemaks, eks ju. See on täiesti kasutamatu poliitiline kapital. Tuleks nagu väga selgelt sport tuua fookusesse, treeneri amet tuua fookusesse järgmistel valimistel. Aga noh, see on nagu selline spordipoliitika osa, jalgpall on lihtsalt ainuke alaliit, kus on võimalik nagu midagi nagu muuta tänu sellele, et seal ütleme niimoodi, et ainuke alaliit, kust väljast tuleb päris palju raha sisse ja see on lihtsalt nüüd prioriteetide seadmise küsimus. Üks siis see väljast tulev raha, aga ilmselt siis ka teine võimendav tegur on see, et jalgpallis on ju palju lapsi, noori, treenereid ehk et seda kaadrit, keda saaks siis heas mõttes selle poliitilise kapitalina kasutada, aga keegi peab seda siis tegema, kas klubid ja siis ka ilmselt alaliit lihtsalt kogu aeg ja väsimatult seda teemat vastavates koridorides rõhutama. Jah, aga noh, siin selleks, ütleme, riigi tasandil aitaks ainult see, kui kõik isegi mitte alaliidud, aga spordiklubid paneksid õlad kokku, sest probleem on kõigil üks, eks ju, aga noh, jalgpalli puhul lihtsalt seda protsessi saaks nagu kiirendada, et kuna noh, meile tuleb siia päris palju välisrahastust sisse, siis prioriteetide ümberseadmisel oleks võimalik ka tegelikult nagu treeneritele pakkuda siis motiveeritud töötasu ja motiveeritud töökeskkonda, eks ju, et tõesti nagu Vändrast ja Võrust ja Sillamäelt ja Jõhvist ei läheks treenerid Tallinnasse kõik mingile muule tööle, vaid saaksid normaalselt ära elada.
et noh, minu meelest see on nagu kõige suurem probleem täna, et ikkagi nagu professionaalne jalgpallur saab kasvada ainult siis, kui tal on professionaalne noortetreener, eks ju, et muidu me teeme siin nalja. No. Kas sa, kui tuua see konkreetselt Tartu või Tartu siis ja ka Tartu lähiümbruse tasandile, kui seda teemat siis nügida vähe aktiivsemalt ja läbimõeldumalt, et siis jalgpalli pinnalt oleks võimalik siis seda poliitilist kapitali, kas reaalselt siis nagu nii-öelda hääletatakse, oleks piisavalt inimesi, et see oleks argumente? Ma usun küll, aga noh, see on mu teine, ma olen lisaks ma olen lobis, olen tegutsenud pikalt ja poliitilises lobis riigi tasandil ja nagu noh, see lihtsalt sõltub sellest, et kui palju suudetakse sellest nagu kui suureks ühiskondlikuks probleemiks see suudetakse teha, sest see selgelt on ühiskondlik probleem. Aga praegu ma arvan, et teda poliitikud ei tunneta, et ta oleks. Ei, absoluutselt ei tunneta. Absoluutselt ei suudeta seda selgeks teha. Teatri näitlejad suudavad palju paremini enda probleemi avalikkuse ette tuua kui treenerid. Ja ka teatrite garderoobi hoid, et kogu austusest nende töö vastu on paremini hoolitsetud kui spordirahvas. Aga spordirahvas peab ise nagu, noh, see ei ole, no see on jälle see, et spordirahvas peab ise siis enda eest hoolitsema, mitte niimoodi ootama, et keegi tema eest hoolitseb, et noh, et tea näidet EOK, eks ju, et noh, et spordirahva esindusorganisatsioon, aga ta ei ole poliitiline organisatsioon, eks ju. Või noh, ta ei ole nagu selles mõttes, ta ei saa poliitikat teha, ta ongi oma olemuselt apoliitiline. Et noh, siin ongi see, et siin tulebki nagu ise tuleb nagu võtta vastutus ja võtta julgus ja tegutsemisind ja päriselt hakata seda probleemi lahendama. Kas sinu hinnangul Jalgpalliliidu noortetööjuhtide ja kogukonnatööjuhtide projektid on sisuliselt head algatused või lihtsalt toredad tegevused paberil? Noortetööjuhtide osas ma ei oska väga selles mõttes kommenteerida, et ma ütlen, et ma ei ole nii siis sportliku poolega siis kodus, aga noh, ma tean, et see on tegelikult hästi tähtis, et sul oleks klubis inimene, kes kogu seda treeningprotsessi mõtestab ja kuidas öeldagi ja sünnib nagu ikkagi mingi läbimõtestatud treening metoodika kogu klubis, et noh, ma arvan, et selles mõttes see on ikkagi nagu mõistlik asi, millega tegeleda. Kogukonnatööjuhid, kunagi suure aplaavaga alustati sellega, nüüd vist on seda rahastust seal märgatavalt vähendatud ja noh, aga no tulemused on erinevad, eks ju, noh, Levadial on väga aktiivne, ma saan aru, see kogukonna tegevus, aga noh, paljud teised klubid on seal märgatavalt ära andnud, eks ju, et noh, lõpuks ongi nagu küsimus selles, et milles see probleem on ja me jõuamegi sinna, et milles see probleem on, eks ju, et kas probleem on selles, et inimestega ei tegeleta või tegelikult see toode, mis neile pakutakse, ei vasta tänapäeval enam nagu ikkagi standarditele. No kui me saame rääkida tippjalgpallist rääkides sellest, et head kogukonnatööd on teinud üks või teine, aga need on ikkagi ühega sõrmedel toodud näited, ilmselt see on muidugi subjektiivne hinnang, noh siis kas siis see projekt on ikkagi hästi õnnestunud? No täpselt, et noh, midagi tehti, kõvasti ilmselt raporteeriti, koolitati, eks ju, aga noh, see peab olema ikkagi selline, no aga võib-olla ta on väga tugevalt ongi nagu indiviidis kinni, kes see nagu see kogu... Lõpuks peab ju klubi ise selle töö ära tegema, et Jalgpalliliit annab lihtsalt mingisugused, on nad siis vahendid või mingisugused muud võtmed ja mutrid. Ja sul peab olema see prioriteet ja sa pead nagu kogu aeg nagu mõtestama ja sellega tegelema, et see ei ole nagu nii, et ma korra käin koolides ja kutsun lapsi mängule ja ongi kõik, eks ju, et sa pead nagu kogu aeg sellega tegelema, kogu aeg pead mõtlema, et kuidas atraktiivne olla ja minu meelest nagu hästi tähtis on see, et jalgpall peab ikkagi nagu fookuses olema, et see, mitte et sa kutsud Keter-Jaani korra kohale ja pakud tasuta pannkooke või loositakse tasuta reis kuskile välja, vaid ikkagi nagu inimesed peavad lõpuks nagu olema valmis ja tahtma selle jalgpalliga toote eest maksta. Kes on täna ja mingisuguses lähitulevikus need inimesed, kes kuuluvad Velko kogukonda? On nad valdavalt Velko mängijate lähedased või midagi enamat? No täna me oleme päris nagu laiaks läinud jah, et meil on nii
nii vanu fänne kui uusi fänne, kui lapsevanemaid, kui sõpru, kui lihtsalt linnakodanikke, eks ju, et noh, et ütleme, et kindlasti me peame natukene nagu ja noh, mis siin salata, eks ju, et me oleme viimased aastad ehitanud staadionit, et nüüd me peame hakkama klubi ehitama natukene, eks ju, et see on palju keerulisem, sest sul ei ole nagu projekti ees, et mida teha, et projekt on lihtne, et seal lihtsalt vaatad, okei, et siia peame panema vundamendi, aga noh, sa pead ise selle vundamendi kõigepealt kujundama klubi juures, eks ju, ja noh, see on üks asi, jõuan sinna, et see on üks asi, mida me tegelikult peame tegema, peame paremini aru saama, et kes meie fännid ja kes meie publik on, eks ju, noh see, kui me vaatame, et meil on 300 inimest mängul, eks ju, noh see tegelikult ei anna meile midagi, see ei anna meile, meil on vaja teada, kes need 300 inimest on, eks ju, noh miks nad tulevad meie mängule, mida nad tahavad meie mängult veel saada, mida nad tahavad osta, et see annab meile ka nagu võimaluse tegelikult klubina nagu mängupäevast rohkem teenida, eks ju, et noh, et kui me mõtestame läbi selle, et mis teenuseid me pakume, sest ma nagu väidan ikkagi seda, et kõik tahaksid nagu toetada klubisid, kui nähakse, et tehakse pühendunult tööd, kõik tahaksid nagu toetada seda asja, et keegi ei tule sinna, et ei taha, et see 5 euri on piletist on liiga palju, eks ju. Et kõik tahaks veel rohkemgi anda, et noh, et kui sul piltlikult öeldes, kui sa tuled perega jalgpallimängule, sa ei taha pärast minna kuskile linna baari sööma või pubisse sööma viinereid, eks ju, et sa võiks palju parem meelega selle viinerid võiks klubile anda, eks ju, noh, viinerid võiks klubilt osta, aga selleks me peame nagu palju paremini kaardistama seda oma seltskonda seal, eks ju. Aga noh, Tartu puhul muidugi on nagu tegelikult, kuna me oleme ikkagi noor linn, siis noh, see tudengi potentsiaal on täielikult meil ära kasutamata ja noh, seda tahaks nagu rohkem kätte saada. Kas selleks on vajalik Premium Liigasse tõus või tingimata mitte? Ilmselt tingimata mitte, aga selleks on vaja, et me, kuidas öeldagi, selleks on vaja see, et meil oleks tegelikult läbi mõeldud, kuidas me nende tudengiteni jõuame ja mis see nagu laiem, pikem väärtus on, et ma seda näiteks ei näe, et välisüliõpilased paneme hullu poweri, et need tuua mängule ja ingliskeelseid laule laulma, sest nad on 1 aasta, 6 kuud lähevad minema, eks, mis see nagu suurem nagu taust seal on. Aga Eesti tudengitega kindlasti nagu tahaks rohkem tööd teha, Premium Liiga ei ole, kuigi seal on võimalik nagu natukene sellist nagu atraktiivsemat jalgpalli ja atraktiivsemat teenust pakkuda neile, eks ju, sest tõesti see, et kuidas see nagu väga raske on sul turundada seda, et tulge mängule kõva mäng versus Tallinna Kalev U21, eks ju, Jah, aga tudeng, ka ju Eesti tudeng potentsiaalis on Tartus ajutiselt. No Eesti on nagu piisavalt väike, eks ju, et loomulikult ajutiselt, eks ju, aga ta on nagu piisavalt väike, et see annab nagu võimalusi ikka natuke rohkem, et tekib mingisugune selline side klubiga, aga muidugi nõus, et tegelikult nagu laias plaanis nagu Tartu noor mees ja naine on see, keda me tahaks püüda. Pere. No me ei ole see üks klubi, üks pere klubi, eks ju, et me oleme ikkagi, me oleme pigem sellise teistsuguse mentaliteediga, et sellist ninnu nännutamist meil ei ole, aga mis on nagu lahe, et nagu meil on lapsi hästi palju mängudel, aga ma arvan, et me ei pea lapsi hoidma nagu vati sees, eks ju, et jumala eest, et keegi näeks, et õlut juuakse või et keegi ütleb midagi tribüünil halvasti, et see on elu ja see on normaalne, kui sa nagu tegelikult oled mõistlik inimene, siis sa saad aru, et me ei saa lapsi vati sees hoida, sest nad näevad nagu nii netist palju hullemaid asju. Tänud, Mart Raamat, tulemast neid ultrajutte lõppu rääkimast. Haarates kinni su enda enesemääratlusest meiega ehk kõikide 3. poolaja kuulajatega jagamast edu teie klubile tegemistes, ehk siis aega annab arutlust, kas ja kui kiiresti me siis Velkot Premium Liigas näeme. Aitäh. Ja 3. poolaja kuulajatele kõigile siis paar nädalat kannatust ja siis oleme juba uue külalisega teie ees tagasi. Kohtumiseni. Siljevi tsenderdus. Ja Piiraja pääseb löögi ja
lipuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja.